mõtete avaldus, põhjustatud halvatu langemise parandus ja pessa läinud maailmas vaimsusele vabadus. Kui mingi mõte tuleb paberile, kohe kirjutan, ummistunud ajus hoopis need vabastan. Pigem teen seda õhtul üksi väljas, siis on kirjutamine enamasti mul käpas. Ideid on kõige rohkem, ta ju kohe näppas. Vahet pole, mis kell on, MC mõte jätkas, mul pole vaja mürki, et tunnetada rütmi ja sünnist saati kaasa tundma lisan pürtsi. Supipoot on ka paberile pandud trükki. Vahet pole, mis žanri muusikat lastakse, ma iga kell heatu lisan vardasse ja poetan seltskondale vasse rahvasse. Muusika on üks tähtis osa minu elust, tänu sellele saan igas hetkes ma heldust ja iga inimene leiab endaski kergust. Muusika siin maailmas on väga maagiline, nagu tekitatud elekter staatiline. Helivõnked endeldes kõrva, see on epiline, rütmikas või suuv igat pidi kunstiline. Muusika armastust on täis. Nagu kevadel tärkanud lille õis. Muusika armastust on täis. Nagu kevadel tärkanud lille õis. Löökpillid, kahvpillid, puhkpillid, kõik igasugu nimelised instrumendid, erinevad muusikalid nendest kujunevad, rahvuste vahel kiirelt jagunevad, helid ületavad närvisüsteemi piire, jagades igasugu positiivseid kiire, seal võnkuvad ringi tees mitmeid tiire, maandades sisemist stressi, mis on liigne, inimeste sees tundmine ära kadunud, suurem osa kontserdilt ardunud, sest Mobla lava poole on suunatud, ehk siis laivi pole sisemiselt nauditud. Tuleks tunnetada hetke, milles oled, nautida igat asja, mida näed ja koged, mitte näidata kõike sotsmeedia maastikul, on tavalik võimalik näha igal isikul, oleneb mis muusikat inimene kuulab, sellest näha, mis mõtte maailma aina suunab, heli nagu ämblik, kes võrku koob, see erinevaid inimesi kokku toob, sõprussuhted lihtsamalt aina loob, muusikat saab teha igasugusest asjast ja sisestunud me hinge juba kiviajast.